4960 kilomeetrit, 11 päeva, 13 riigipiiri, 9 välisriiki, kõrgem tipp 2093,5 meetrit ja 200 grammi tatart. See on 2 Saaremaa mehe ja 2 30-aastase mootorratta lugu, kuidas koroonaviiruse kiuste sõita vallutama Euroopat ja jõuda välja Horvaatiasse. Hea vaataja, oled jõudnud reisisarja tsikliga Saaremaalt Horvaatiasse kõige viimase osani. Me jõuame tagasi koju, aga enne seda on vaja veel teha 2 pikka sõidupäeva. No tere hommikust. Päike on siin Poolas hommikul väga ere kuidagi. Aga oleme nüüd üles saanud ja natukene siis päevavalges saame ka vaadata, milline see järv välja näeb, kuhu me jõudnud oleme. Päris selline tore koht on, siin tundub kohe selline liivaauk ka, et justkui nagu natukene ranna moodi. Kell näitab meil 8.13, on teisipäev ja 10. august. Kui ma vaatan siia alla, see vesi on sellise rohelise kihiga nagu kaetud. Muidu kui mõnes kohas kihi alt läbi paistab, siis on vesi päris selge. Aga no ma ei tea, täna hommikul ujuma vast ei lähe. Teeme kiired kohvid, midagi natukene süüa ka ja pakime kokku ning hakkame Eesti poole liikuma. Meil on jäänud nüüd sõita siis 1262 kilomeetrit oli jah. See on täpselt koduni Saaremaale Kuressaarde. No kas paneme ühe jutiga koju ära või? Pole probleemi. Ehk siis telki või rohkem lahti pakkime? Telgi võid siia järve või saata, kui tahad. Hakkame just hommikust kohvi jooma, kui äkitselt sõidab meie juurde üks rohekas maastur ja masinast väljuvad mitte just kõige lahkemate nägudega härrasmehed. Külje peal kirjadega tõmbas üsna meie lähedale ja oli näha, et inimesed tunnevad huvi meie vastu. Mis järel siis 3 inimest väljus džiibist, 3 meest, kellest 2 tulid meie juurde. Üks oli väga niimoodi õhku täis. Me imestasime, et kuidas ta siit mändide vahelt üldse läbi mahtus. Ja siis viisakalt tervitasid, see on dobri. Mina loomulikult keeletundja inimesena tervitas vastu dobri. Ja siis hakkas tulema. Ma ütlesin, et sorry, English please. Tüübid no English. Et siis üritasid purssida midagi inglise keeles. No, see üks vana ütles ka vaata, et küll nad aru saavad vene keelest. Jah, siis nad rääkisid vene keeles midagi, aga kuna natuke nagu saan aru vene keelest, aga mitte väga, siis ma otsustasin, et parem on mitte üldse mainida seda, kuna tavast inimesed, kui kuulevad nagu, et ja nii aga paruski, siis on sa räägid ju ideaalselt vene keelt. Ja siis ei oleks midagi aru saanud ja siis neil oleks lihtsam meile nagu olnud väänata midagi. Ühesõnaga me siis mõtlesime juba, et okei, otsime oma 5 kuni 10 eurosed kopüürid välja, et pakume siit alt hõlma midagi või. Aga tuli välja, et ma eile küll guugeldasin, et telkimine on lubatud Poolas ametlikult järvede ääres. Aga neile ei meeldinud just see, et me olime mootorratastega siia tulnud. Ja selle vastu nad protesteerisid, rääkisid seal midagi restriktsia. Ma sain aru, et nad juba hakkavad mingit trahvi meile kirjutama, aga me siis küsisime, et kas sinna autoga ei tohi siin sõita nagu mingi siuke liivatee läheb mööda. Me ütlesid, no, et kindlasti mitte. Me ütlesime, et aga hommikul nägime see, et mitmed autod sõitsid mööda, vana oli no. Ja aga meie õnneks just täpselt üks auto sõitis mööda veel, kellele siis võll järgi jooksis. Et meiega ei üks natuke normaalsem tüüp, kes rääkis, et tal on endal ka mootorratas ja siis ta meile ütles, et okei, et seekord see on lihtsalt informatsiooniks, aga et teaksite. Ja nii me pääsesimegi. Nii me pääsesime ja nüüd ongi meil põhimõtteliselt laager koos, kohvid joodud ja läheme otsime tankla, meil on vaja tankida ja tahaks mootorrataste kette ka natukene määrida. Kuna Poola, Leedu ja Läti maanteid oleme siin sarjas juba näidanud, siis sõiduvideotele me suurt rõhku enam ei pane ja katsume kiiremini koju saada. Me oleme otsapidi nüüd Poolas, umbes 40 kilomeetrit on sõita Varssavini.
oleme siis kodu poole teel ja teeme jälle ühe väikese tanklapeatuse. Meie pausid tsiklisõidust ongi enam-vähem niimoodi, et iga 100 kilomeetri tagant teeme pausi ja me tangime enam-vähem iga 200 kilomeetri tagant. Saaks sõita rohkem ka, aga parem tankida varem, kui et on vaja tankida hiljem, kuhu enam välja ei jõua. Kuna õhtul hakkab tasapisi ka vihma tibutama, siis reisi viimase öö otsustame veeta hotellis. Me oleme lõpuks jõudnud nüüd Leetu, Poola ja Leedu piiri peal. Me nägime seal mingisuguseid piirivalvureid või politseinikke tee ääres, aga meie vastu seal keegi huvi tundnud ei ole, nii et saime sealt lihtsalt läbi sõita. Ja täna on olnud üks selline päris tõsine sõidupäev, oleme sõitnud veidi üle 600 kilomeetri ja asume sellises kohas, saan teile tegelikult öelda selle linna nime ka, kus me oleme. Ja kuna hommikul pidi hakkama vihma sadama, siis me otsustasime, et tuleme veel hotelli Mariampole. Peaks olema selle koha nimi, kus me hetkel oleme. Ma näitan siia. Vot, selline koht. Et ühesõnaga tuleme hotelli, sest meie viimane öö on see välismaal. Ja mõtlesime, et ei taha hakata hommikul, kui tõepoolest peaks hakkama öösel vihma sadama, siis märga telki kokku panema. Ja igavene tüütu on hommikul selle laagri kokku korjamine, kui samal ajal vihma ka sajab, nii et teeme viimase öö siin Leedu hotellis veel. Hotell on odav, toa eest maksime 35 € kokku. Ja nagu näha, siis see on selline 3 inimese tuba, all on suurvoodi, üleval on väike voodi. Madis läheb sinna, väikene selline rõdumoodi asi on meil ka siin olemas, nii et tuba on ühesõnaga 35 € eest väga okei. Ja homme on siis selline plaan, et sõidame otsejoones Kuressaarde välja. Veidi üle 600 kilomeetri on minna, selline 640-650 kilomeetrit ja siis oleme juba kodus. Tõsi, koduigatsus on peale tulnud küll juba. Meie reisi 10. päev peaks olema täna, nii et homme siis 11. päeval jõuame koju. Ja tegelikult reisi alguses meil täpselt 11 päeva oli planeeritud ka, et enam-vähem minema peaks. Nii et oleme täpselt nii-öelda graafikus siis oma reisuga. Hommikul valmistan mina hotelli personalile rõõmuks ühe vahva käterätikutest elevandi, mille tegemist kunagi internetist õppisin. Ja siis hüppame juba ratsude selga ning kihutame kodu poole edasi. Ahoi, me oleme Leedus Circle K tanklas. Oleme täna sõitnud siis alates hotellist 175 kilomeetrit, vihma sajab, rõve selline märgen olla. Tankisime nüüd just tsiklid ära, teeme siin tanklas ühed kohvid ja tegime ühed Saab Mariini nimelised saiad ka. Need on mõnusad sellised soojad juustused ja nüüd siis tõmbame vihmariided selga ja paneme Eesti poole ajama. Ahoi, nii nagu näha on siit taustalt, me oleme jõudnud tagasi kodumaale. See silt on tegelikult juba Eesti poole peal ja kui ma siit vaatan, siis see piiripost, mis sealt paistab, on meil ületatud, nii et Lätimaalt oleme jõudnud tagasi kodumaale. Alustasime oma sõitu täna Leedust, oleme läbi Läti tulnud ja oleme vihma saanud, aga nüüd õnneks peale Riiat natukene see vihmasadu lõppes. Meie järgmine plaan on minna siin nüüd Pärnusse ja seal teeme äkki väikese lõuna ka ja siis on juba 75 kiltsa Virtsu, Praamiküle ja 75 kiltsa veel Kuressaarde ka ning päris Kuressaare märgi all me saame oma reisi nüüd lõppenuks lugeda. Tunne on fantastiline. Et uskumatu, et rattud on vastu pidanud kogu selle, mis kella peal näitab, siis 4000, praeguseks hetkeks 4600 kilomeetrit. Kusjuures ma ütlen ausalt, et sellest hommikust saati kõik valud, väsimus oli kadunud, kui juba GPS näitas nagu Eestit ja Pärnut ja Saaremaad, siis need kilomeetrid siin hommikust saati sõidetud juba kuskil 400 kilomeetrit, need läksid nagu lennates.
Viimased kilomeetrid Läti-Eesti piiri ääres Saaremaale lähevad väga kiirelt. Lippame nagu hobused koduteel olles ja järgmisel hetkel jõuame taas punkti, kust me oma reisisarja Kuressaare linnaservas ka alustasime. Väga hea meel on olla tagasi kodus. Tehtud. Meie reis Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, Ungari, Horvaatia, Austria, Tšehhi, Sloveenia oli ka seal vahel, Poola, Leedu, Läti, Eesti tagasi. Alustasime 1. augustil ja lõpetasime 11. augustil täpselt niimoodi, nagu meil planeeritud ka oli. Et täpselt planeeringu järgi. Ja üks asi, millest ma ei ole tahtnud siiamaani kordagi siin videotes juttu teha, on see, et me ei ole tööriista kohvrit pidanud ja tööriista kotti pidanud kohvri põhjast välja võtma. Siiski, ma nägin, kuidas ühe korra võtsid välja selle tööriista koti. Ja mis ma tegin sellega? Sa teipisid... ei, ma võtsin teibi üksinda välja, mul oli teip eraldi. Okei. Need tööriista kotti ühesõnaga, selle veekindri kott, selle me panime reisi alguses sinna kohvri põhja ja see on siiamaani, me ei ole kohvrid veel lahti teinud, just praegu tulime, tegime Kuressaare linna sildi all veel viimase pildi. Foto sealt kohast, kus me alustasime. Uskumatu jah, et 30 aastat vanad rattad. 33 on minul. Ja tõesti huvitav on see, et meie ratastel siis ühtegi tehnilist probleemi ei esinenud, kui mitte arvestada seda, et Siimu tsikkel võttis siis selle 5000 kilomeetri peale umbes 4 liitrit õli. Ja, no tiba vähem. Mina võtsin enam-vähem liitri kaasa, sul oli natukene vähem ja 2 liitrist pütti kusagil tanklatest ostsin nii juurde ka. Aga põhimõtteliselt 4 ikkagi. Ja mul siis täpsustan ka üle, et võttis tiba vähem omakorda kui Siimul, et ma ei ole mitte ühtegi tilka oli enda mootoritisse juurde valanud. Ja, aga sellist tehnilist nagu viga, mitte midagi, täiesti null. Ühe korra mul ratas hakkas puterdama siis, kui Austrias pärast Sloveenia piiri ületamist me saime korralikult paduka endale kaela ja siis ma arvan, et ta tõmbas õhufiltri natuke vett täis ja siis mul vahepeal nagu ratas puterdas niimoodi, et... Aga see laheneski ise ära? See lahenes ise ära, siis kui vihm nagu üle jäi, ilmselt siis see filter kuivas ära ja probleem lahendatud, et seisma ei jäänud selle pärast. Kuigi korraks oli selline tunne juba, aga... Jah, vaata reisijal nagu vahepeal rääkisime ka, et nii vanad rattad ja kestavad nii hästi, et huvitav, kui sa tänapäeval lähed ostad omale tutika ratte, et kas sa siis ka näiteks 30 aasta pärast sellega ringi sõidad? No ei tea, ei ole kindel. Ei tea, jah. Aga need vanad head pillid kestavad nagu iganes. Ütleks, et hea investeering, jah, arvestades, et kui palju või vähem me maksime nende rataste eest, siis väga rahul oleme. Sest see meil juba 3. reis. Üle-eelmine aasta tegime Läti, Leedu, Rootsi. Eelmine aasta oli siis Soome, Norra, Nordkap, Lofotideni välja ja siis tagasi. Ja võt nüüd ei teagi, kuhu siis järgmisel korral minna või mida teha, et eks see siis aeg näitab nii-öelda. Kuidas siis on, Siim? On selline tunne, nagu oleks just mootorrattaga 5000 kilomeetrit sõitnud või? Ei, kusjuures ma räägin, see tagasitulek on kuidagi väga kergelt tulnud. See viimane päev just, et me just arutasime, et me ei ole kunagi mootorrattaga ühel päeval nii palju kilomeetreid läbinud, kuskil üle 650 kilomeetrid oli. Ja tõesti väga päevas, et... Ja põhimõtteliselt järjest ka, vaata, me ei ole väga täna... Väga pause ei ole teinud. Pikemalt sõitsime järjest kui tavaliselt ja kuidagi väga lihtne oli. Võib-olla see oli sellest, et nagu räägitakse, et lõpuks harjud ära sellega, et võib-olla oligi täpselt see päev oli käes, kus me siis lõpuks kehad harjusid ära selle mootorrattasõiduga, et nüüd edasi võiks panna siis järjest, et vahet pole, aga seda me ilmselt teada ei saa. Vaata, on ju mõned tüübid, kes käivad mingi aasta aega sõidavad ringi ümber maailma ja niimoodi ühe reisiga. Jah. See reis tuleb ka meil kunagi kindlasti ümber maailma reis, nende samade ratastega. Ma arvan, et see kodutee oli ikka kõvasti abiks ka. Viimane otsid praami pealt maha kuivastust Kuressaarde. No üsna lihtsalt oli minu meelest. Ei olnud, kes väga punnitas. Et eks me oleme nüüd näinud neid, põhimõtteliselt terve Euroopa läbi sõitnud, aga ikkagi saab öelda, et siin kodu Saaremaa teed on kõige siledamad, Saaremaa inimesed on kõige lahkemad, päike on kõige soojem ja õhk kõige puhtam. Jah.
ja eks see reis nagu seda sõidukogemust on jälle kõvasti juurde andnud, et need mägiteed, mis me seal Sloveenias ja Austrias ka nägime, et need olid ikka vinged ikka, nagu ma varem ka rääkisin, 18% langust hooga tuled, see on peaaegu vaba langemine. Ja kurv lõpus 18% languse lõpus on selle 180-kraadine kurv veel. Jah, ja kui kurv on veel, ütleme, sellise 1000 meetri peal, kus sa näed, kuidas ta sealt alla läheb, et siis teistmoodi tunne on seda läbida, kui siin Saaremaal nagu metsa vahel, et ei julge nagu nii palju seal nii kiiresti läbida seda võib-olla. Aga jah, mina õppisin ka palju juurde just sõidu poole pealt, et kuidas samal ajal siis pidurdada mäest alla sõites, samal ajal käiku vahetada ja pöörata veel, et jah. Ja rehvid said ka, ütleme, rohkem äärtest kulutatud kui tavaliselt, et sai rohkem kallutada. Aga tehtud on, nii et näeme järgmistel reisidel. Mongoolia 2022.